juba tulen. Tšau, ema. Ja, kõik on hästi. Okei, armastan sind. Tšau. Nii, mida me sinuga siis teeme? Või äkki jätan selle endale? Ei, ma ei saa. Ma pean veel uurima, kes seda raha mulle jättis. Nii et, millest sa rääkida tahtsid? Noh, ma sain raha. Nii et sul oli palgapäev. See on ju tore, aga ma ei saa aru, miks sa sellest minuga rääkida tahtsid. Ei, mitte lihtsalt raha. Raha nagu maast leitud. Mis asja sa ajad? Ma olin lihtsalt kodus, korrastasin oma pabereid, kui järsku. See on ukse kell. Tin-tin. Sain aru. Aga sa oled kohutav asjade seletamises. Miks sa sealt ei olnud, et ukse kell helises? Milleks teha kõike seda? Minu arust on see täis aru saada, mida ma mõtlesin. Oi, no ega ikka ei olnud küll. No, see ei ole ju loogiline, kui sa ütlesid mingi... Minu arust on see täis loogiline. Ma ukse kella tahan. Midagi pole ukse kella, ma ei tea, mis ukse kella on. Oi, ma supp sai valmis. Sa tegid suppi? Noh, soendasin suppi, aga jah. Ma tegin suppi. Nii et sa tahad öelda, et keegi tungis sinu koduterritooriumile, et anda sulle raha. Ma ei saa ikka veel aru, miks see harb asi on. Sina said ju sellest kasumit. No jaa, aga sa tead, et ma olen väga aus inimene. Seda küll. Mõtlen meelde, kui sa olid 7-aastane ja siis vanema kinkis sulle sünnipäevaks raha. See ei tähenda isegi seda raha võtta vastu. Ja ma ei saa võtta ära teiste inimeste vaevaga teenitud raha. See on pooleldi varastamine. No nii ma seda jätta ei saa. Ma pean leidma, kes selle raha mulle andis ja selle tagasi andma. Aga kas sa ei saa mind aidata? Kuule, see tundub tõesti sinu jaoks tõsine asi. Aga mul on praegu palju suuremad probleemid. Ja ma ütlen sulle, kes enda suppi keedab, see enda suppi sööb. Nii et ma arvan, et sa peaksid selle probleemiga ise tegelema. Okei. Ma pean minema. Oli tore näha. Tere, mul on siin ühed flaierid kadunud rahale. Või no mitte kadunud rahale pole need flaierid. Need flaierid on teile ja kõigile teistele, kes meid soovivad. Et kas te soovite neid? Kuule, siin on mingi imelik tüüp, ta pakub flaiereid meile. See tähendab jah või? Kaua me läheme koos politsei.
jaa, sellest ajast, kui ma enda raha ära kaotasin, pole õnn minu poolel olnud. kas sa kaotasid oma raha ära? oota korraks. jaa, ma olin jalutuskäigul ja siis ma kaotasin oma raha. kell on juba nii palju. ma bussile ruttu minema. ma teen õiget asja. ma teen õiget asja. kas ma tõesti jätsin ukse lahti? kuule, sina! mida sa mu majas teed? ma tahtsin seda asja tagastada, mis ma teilt võtsin või tähendab, mida te mulle andsite. ma üritasin lihtsalt õiget asja teha. kas sa arvad, et teistesse kodudesse sisse tungimine on õige asi, mida teha? mine ruttu minema või ma kutsun politsei sulle. aga ma tahtsin ainult õiget asja teha. tšau. Tšau, kuule, ma just üritamegi viimased päevad seda raha tagastada, mis mulle anti, aga mitte midagi ei toiminud. ma üritasin isegi tema majja sisse murda. mis asja, kelle majja sa sisse murdsid? mingi Andrese majja, see raha oli tema oma. oled sa kindel? miks sa arvad, et see just tema raha oli? Sest ta ütles, et tal oli raha kadunud. ja tal oli epic müts. ja sa arvasid, et see on kindlasti see raha, mis sul on. kuidas see sel juhul üldse sinu maja ette sai? ma ei tea, lihtsalt lendas sinna. nii et sa arvad, et see polnud tema raha? või? no ma ei usu jah, et keegi selle raha sinu majadest ära kaotas. sellel peab mingi teine selgitus olema. ju, sul on õigus. aitäh, et rääkida said. alati. sa oled mulle väga palju pahandust toonud. ma loodan, et sa tead seda. äkki on parem, kui ma see üldse ära viskan. kohe on palju parem olla. sa oled leidnud oma ukse eest rahapoti, mille päritolus sa midagi ei tea. see on osa uue panga Hideri kampaaniast Raha koju, kus nad toovad kogu sinu aprillikuu sissetuleku otse sinu ukse taha. see oli mu palk. ma viskasin selle segajäätmete hulka.